tere tulemast vaatama sulle seda videot ja miks sinu aed ei toimi. Ma toon sulle täna selles videos 10 kõige levinumat viga ja kuidas ka neid siis vältida. Ehk siis, kas sina oled kunagi tundnud seda, et sinu aed peaks olema see, mis toob sulle rõõmu, see olema koht, mida sa pidid armastama, aga see on muutunud tööks. See on muutunud tööks, mis sind väsitab ja võib-olla hakkabki igal kevadel sul see töö nii-öelda nullist pihta, et vaatamata kõigele, vaatamata kõigile kulutustele, vaatamata nendele istutustele, ei näe see lihtsalt välja nii, nagu sa oled seda unistanud, nii nagu sa oled võib-olla Pinterestist mingeid etappe juba läbi teinud. kui see on nii, siis see video on sulle ja ma toon sulle siin need kõige olulisemad probleemid, mis siis aiapidajatel või aiaomanikel kõige levinumad on. ehk siis aastate jooksul väga paljude aiapidajatega töötades ma olen näinud seda ühte ja sama mustrit väga palju kordumas ja mis need kõige levinumad probleemid on, mida ma jälle kuulen, mis tulevad esile ja võib-olla ka sina tunned ennast siit nendest probleemidest ära, on number üks probleem on see, et mu aed võtabki kogu vaba aja. See on ka üks põhjus, miks väga paljud jõuavad nii-öelda palusaluaedade juurde, et saada sellist aeda, mis näeks hea välja, aga võtaks ka vähem aega. ehk siis, kui sa tahaksid natuke rohkem nautida, sa tahaksid ka nädalavahetustel midagi muud teha, kui ainult rohida, kui ainult kaevata, kui ainult, ma ei tea, istutustöid teha, siis seda on võimalik muuta, seda ma ikka räägin jälle seda lugu, Anneli lugu Jõgevalt, et kui tema eelmine aed oli selline, et ta seal kohapeal ei elanud ja ta käiski nii-öelda välismaalt, käis sinna aeda nii-öelda puhkamas, siis puhkuse aeg kulus kõik rohimisele ja korrastamisele. aga kui nüüd on see uus aiaosa valmis, kui on nii-öelda aed tegelikult topeltsuuruses, siis praegu ta saab ka väga palju seda nautida, ta saab, loomulikult tuleb tal hooldustöid teha, aga tal ei ole nii, et kui sinna aeda jõuab, et ta hakkab kohe otsast peale kiiruga rohima, vaid isegi kui ta mitte midagi ei teeks, siis visuaalselt näeb see hea välja, kuigi võib-olla on umbrohtu ka juba tulnud sisse. Siis number kaks probleem, mis on väga paljudel, on ka see, et mu aed ei näe välja nagu Pinterestis, kuigi sa oled võib-olla Pinterestist mingeid ideid ellu viinud, läbi katsetanud, sa pingutad oma aia nimel, ehk siis sa katsetad kooslusi, katsetad disaine, erinevaid taimi, aga ikkagi jääb midagi puudu, ehk siis see üldpilt ei lähe kuidagi klappima. Siis kolmas probleem, mida ma tihti näen, on ka see, et taimed ei sobigi kokku omavahel või siis ei kasva. Küsimus tekib kindlasti, et kas asi on mullas, kas asi on selles kasvukohas või asi on hoopis minus, ehk siis asi on selles kasvatajas, mida ma teen valesti, et need taimed ei kasva. väga tihti on seal probleem ka selles, et kuidas need taimed on istutatud. kas need taimed üldse sobivad sellele kohale, mis on neile pakkuda, mis on sul nii-öelda nendele taimedele pakkuda kasvukohana sinu aias. et kui need omavahel ei klapi, need tingimused ja need taimed, siis seal ei kasvagi midagi ja taimed omavahel kokkusobivuse osas, äh, nad võivad kasvukoha järgi või nad võivad isegi ekstreemselt niimoodi omavahel kokku või nad võivad kasvada, ehk siis kui me paneme näiteks kipslille ja astilbe kokku, nad võivad täitsa hakkama saada omavahel, et nendel vastastikku ei ole nagu probleemi, aga kasvukoha järgi, ehk siis kui me paneme need päikese kätte, siis astilbe seda enamikel juhtudel ikkagi ei armasta. või siis, kui sa paned selle kipslille kuhugi varjulisemasse kohta, siis kipslill seda ei armasta ja siis ta hakkabki seal vinduma. või siis, kui me võtame väga laialt levivad, edasilevivad, kiirelt edasilevivad taimed, no näiteks päsmasaster läheb väga ikkagi üsna kiiresti edasi, eriti veel, kui ta on sellises kergemas mullas ja sa paned tema kõrvale näiteks siilkübara või õnneheina, siis ta sõidab sellest taimest lihtsalt üle ja siis sa ühel hetkel märkad, et mul seda õrnemat ja uhkemat taime võib-olla enam ei olegi. ehk siis enne tuleks vaadata see taimede kokkusobivus ka läbi, kui me hakkame erinevaid ilusaid taimi enda aeda siis kokku kombineerima ja enda aeda tooma. Siis üks oluline probleem, mis ka väga palju silma jääb, on see, et puudubki süsteem, kõik on laiali. mõni peenar ongi kena, sest et sellega on võib-olla rohkem tööd tehtud, sellega on aastaid ja aastaid juba toimetatud.
aga aed tervikuna justkui ei toimi. ehk siis, mis seal puudu on, seal on puudu selge plaan, selge struktuur, et see hakkaks toimima, et see kõik läheks loogiliselt nii-öelda paika. Kui teha endale aeda või teha aeda täiesti süsteemitult, ehk siis see süsteem on ainult siin peas, et sa mõtled küll mingid asjad välja, siis enamikel juhtudel see ei hakka kunagi tervikuna nagu kokku mängima, tervikuna toimima. Siis üks probleem, mida ma näen, on ka see, et on küll üksikud ilusad kohad, aga üldpilt on segane. see on tegelikult eelmisega ka väga-väga sarnane probleem. ehk siis üldpilt ei ole tegelikult sellist üldpilti, mis toimiks, on ju, et üldpilt siin on natuke, seal on natukene, et sa võtadki nagu aiaosasid väga üksikute juppidena, aga kokku see ei hakka käima, kokku see ei hakka kõlama. Ma toon sulle näite, et kui sa näiteks planeeridki enda aeda näiteks grillinurga, sa planeerid endale aeda heki, sa planeerid mingid istutusalad, köögiviljakastid ja need on kõik eri suurusega, eri asukohtades, neil ei ole nagu sellist selget loogikat, et kuidas nad omavahel kokku käivad või kuidas nad omavahel kokku sobituvad. sest et niipea, kui me võtame mingid ühised jooned, mingid ühised sihid, siis see hakkab palju paremini kokku käima. Siis üks probleem, mida väga palju ka nimetatakse, on see, et mul on väga keeruline kasvukoht, mul on väga liivane, mul on väga savine, mul on võib-olla paepealne, mul on varjuline. Ja tundubki, et sellistes kohtades mitte midagi ei kasva. tegelikult on see väga suur eelis. Me saame sinna luua väga, väga palju midagi erilist. Ma just tänases podcastis ka rääkisin sellest, et miks sa ei peaks süüdistama aiamulda oma aia loomises või oma aia nii-öelda ilus. Kasvukoht on see, milles me saame võtta need algtingimused ja sellest lähtuda ja sellele teha siis erilised istutused, erilised taimed kasutusele võtta, mida sa tavalises aias nii-öelda sellise lopsaka kasvukoha tingimustes kunagi teha ei saa. Siis veel võib probleem olla, on see, et aed ei toimi pereelus, ehk siis lapsed ei taha seal midagi teha, mees ei taha midagi teha või siis naine ei taha midagi, on ju, teha. et aed peaks olema koht, kus kõik tahaksid olla, kus kõik saaksid ka midagi sellest aiast enda jaoks nii-öelda tagasi. Nad saaksid ka aru, kõik pereliikmed, et miks see aed siis vajalik on. et tihtipeale ongi see küsimus, et miks ma pean aias seda tööd tegema. jah, kõik saavad aru, et see ilus oleks, on ju. aga me saame sealt nii-öelda sammu veel edasi minna, et miks ma pean seda tegema. kas äkki selleks, et ennast maandada, kas äkki selleks, et midagi kasvatada, kas äkki selleks, et ise toitu saada enda käte tulemusest. et neid põhjuseid võib olla palju, võib-olla selleks, et üldsegi trenni teha, et füüsiliselt tugev olla, sest aiatöö hoiab väga toonuses. võib-olla selleks sa pead aias tegema või tahad aias teha, et enda vaimset tervist korras hoida, et aial on väga palju positiivseid või aiatöödel on väga palju positiivseid nii-öelda tulemusi. et see ei ole ainult rohimine selleks, et oleks puhas. Siis üks probleem, mida veel ma näen, on see, et igal kevadel alustame nullist, ehk siis talvel ongi võib-olla kõik taimed hukka saanud, kõik on umbrohtu täis, võib-olla naat on võimust võtnud. teedki kevadel selle rohimise ära, ehk siis tõmbad selle naadi pealt ära ja siis vaatad, et oh, nüüd võiks uuel aastal uue hooga minna ja istutad võib-olla mingeid uusi lilli sinna juurde, kevadlilli, suviseid lilli. Tegelikult sa ei peaks, kui sul on aeg planeeritud, sa ei peaks seda igal aastal nullist alustama, vaid kevadel sa teed, jah, sa teed ära põhihoolduse, kui on tulnud sisse püsiumbrohte, siis sa need võtad koos juurega välja, aga sa ei pea seal põhistruktuuris mitte midagi olulist muutma. võib-olla mingite aastate järel sa pead mingeid taimi piirama või mingeid taimi kuhugi ümber tõstma, aga suuri muutusi sa ei pea tegema, kui on see plaanil läbi mõeldud, kui see on sul rajatud oma plaani järgi. ja kui on mõni taim välja läinud, no siis sa saad ka oma taimi jagada, et kui sul, noh, kui on õige taim valitud sinu aeda, siis enamus peaks jääma seal ka kasvama.
mõnikord on nii, et me valime küll nagu täpselt õiged taimed, aga siiski on mõned üksikud, kes mingitel tingimustel ei taha seal nüüd ikkagi kasvada. No siis ongi see üksik taim, kelle sa pead siis välja vahetama mingi teise taime vastu. ehk siis igal kevadel ei pea nullist aeda alustama, vaid me saame püsikuid kasutades, puitpõõsaid kasutades väga palju selle põhistruktuuri paika panna ja sealt edasi minna igal aastal sellega edasi töötada. Siis üks probleem on ka see, et ja seotud ka eelmise punktiga väga palju, et me kulutamegi väga palju raha, aga me ei saa tulemust. ehk siis sa oled palju taimi ostnud, sa oled võib-olla muru teinud, sa oled teenuseid kasutanud, kõik maksad, kõik maksab, aga sellist rahulolu või sellist head tulemust ikka veel ei ole. et mis on siis viga, mis on see probleem, miks seda tulemust ei ole? Kas see probleem on see, et see põhiplaan puudub, ehk siis põhistruktuur üldsegi on puudu. Võib-olla ongi valed taimed, võib-olla on valesti mingid asjad rajatud, mingid asjad, noh, ma ei tea, läinud untsu. et vaadata ka seda, et kas see raha, mis sa nüüd kulutanud oled või mida sa kulutad iga-aastaselt, kas see toob tulemust, mida sa tahad saada. Ja 10. punkt, mida ma sulle siin toon, mis suureks probleemiks on ka see, et ma ei tea, kust üldse pihta hakata, et päris paljud, kes ei ole võib-olla aiaga veel nii palju tegutsenud, ähm, ei ole enda aeda ka olnud, siis ei teagi, kust üldse pihta hakata. kas ma pean panema heki ära, kas ma pean muru kõigepealt tegema? ideid on, aga peas on suur kaos, et ei ole kuskilt sellist nii-öelda Google Maps'i ees, et kuhu nüüd minema peab. ehk siis siin on ka jälle see, et paberil enne läbi mõelda ja siis pannagi paika see fookus, millega sel aastal tegeleda, mitte võtta tervet aeda korraga ette, sest et terve aed korraga võib olla väga sageli väga suur amps ja siis sa võidki siit natuke võtta ja sealt natuke võtta ja lõppkokkuvõttes jääb see kaos ja head tulemust aasta lõikes ei ole. aga kui sa saad öelda, näed, sel aastal ma tegin selle ala valmis, selle istumisala või selle peenra või selle köögiviljaala, siis ongi nii-öelda tšekk taga ja on valmis ja selle aasta nimekirjas tehtud. ehk siis, kui üks või mitu nendest probleemidest kõlasid sulle tuttavalt, siis tea seda, et sa ei ole üksi ja see ei ole ka sinu süü, et see niimoodi on. ja süüdi ei ole ka sinu muld või kasvukoht, vaid süüdi on see, et pole lihtsalt plaani, ehk siis see plaan on sealt puudu. ja tihtipeale ei olegi see probleem mullas, vaid on plaani puudumises, et meil pole plaani, kuhu edasi liikuda. kui meil on selge plaan, siis ma tean, näed, sinna nurka tuleb see nii suures ulatuses, kas ma pean seal parandama mingit mulda, ei pea parandama mulda. ja üks suurimaid vigu, mida ma näen, ongi see, et inimesed võib-olla väga palju süüdistavad oma aeda, oma pinnast, aga ka oma aega, et ei jõua teha mingeid asju. aga tegelikult on see puudu ainult üks asi ja see üks asi ongi plaan. ehk siis, kui meil on see plaan, siis sa saad aja jaotada juppideks. jah, tihtipeale võib tulla see mõte, et mul on suur plaan valmis joonistatud, kuidas ma jõuan selle ära teha nii finantsiliselt kui ka siis ajaliselt. aga sa ei pea kõike korraga tegema, sa saad jupp jupi haaval teha. ja tegelikult seeläbi sa kasvad ka oma aiaga, ehk siis aed, kui sa oled nii-öelda päris alustaja, siis aed vajab ka tundmaõppimist, taimed vajavad tundmaõppimist, need aiatööd vajavad tundmaõppimist, ehk siis sa kasvad koos selle aiaga. ja selline mõtestatud ja teadlik lähenemine koos plaaniga, mis arvestabki sinu aia tingimustega, olgu see siis kuiv, olgu see siis varjuline, olgu see tuuline, võib-olla hästi raske pinnas, siis sinna on võimalik luua midagi, mis näeb ka hea välja, mitte ei ole ainult nii-öelda varjulises samblavaip, mis võib ka ilus olla, aga sinna on võimalik luua ka midagi lopsakat. ja kui sa hakkad selle kasvukohaga koos töötama, mitte selle vastu töötama, siis sellest hetkest, sellest mõttest või mõttemuutusest muutubki kõik. siis ongi sul võimalik luua ka kõige keerulisemasse kohta päris uhkeid lahendusi, päris uhkeid kooslusi.
ja sellepärast ma kutsun sind ka Kõuemõisa aiakujundusretriidile, kus sa saad lõpuks võtta selle aja maha, keskenduda oma aia nii-öelda suurpildile, keskenduda oma aia istutusaladele, sest me võtame seal kätte ühe istutusala, millega me tegelema hakkame. Me töötame seal väikese grupiga või väikse grupina rahulikus keskkonnas, sellises toetavas õhkkonnas. Kui palju sa võtad igapäevaselt aega, et või iganädalaselt, ma ei võtagi igapäevaselt, vaid iganädalaselt aega oma aia plaanidele mõtlemiseks või aia struktuuridele mõtlemiseks? Noh, ma ei tea, enamus lükkavad selle plaani tegemise ikkagi kas siis kõrvale, et jääbki tegemata, sest et see on töö, see võtab aega. Aga kui sa sellele nii-öelda üksi ei suuda keskenduda või oma perega koos ei suuda maha istuda, siis enamikel juhtudel seda nagu ei juhtu. Siis Kõuemõisas me võtamegi selle aja, jah, 2 päeva on suht lühike aeg, aga selle 2 päevaga kontsentreeritult tööd tehes me saame väga-väga palju läbi tehtud, läbi mõeldud, väga palju ka paberile juba joonistatud ja sina toodki sinna koolitusele kaasa oma aiamõtted, sa tood kaasa mõõdud, fotod ja meie loome siis koos sinuga selle plaani, mis hakkabki tööle. Võib-olla sa ei saa seda plaani täielikult valmis, aga sa saad kindlasti põhistruktuurid paika, sa saad põhitaimed paika ja sa saad sealt sellise personaalse juhendamise ideid sobivate taimede valikuks ja sa tead ka, kuidas siis su aed toimima panna just sinu aia tingimustes. Et see ei ole lihtsalt selline koolitus, kus me teooriat teeme, vaid see ongi restart sinu aiale, ruum, kus sünnivad need läbimurded sinu aiale, kus me saamegi sinu aia konkreetselt ette võtta ja sellega tegeleda. Ehk siis ja lisaks sellele, et kui me selle plaaniga oleme tegutsenud ära, siis teisel päeval me lähme ka välja, me vaatame konkreetselt seda, et kuidas sa selle plaani ka loodusesse saad kanda. Me teeme ka läbi neid loodusesse kandmise etappe, me teeme ka läbi rajamise etappe ja hoolduse etappe, et sa teaksid, kuidas need sammud on, et edaspidi saaksid ka kodus seda asja iseseisvalt edasi teha. Ja noh, see ei ole selles mõttes kõik, ma ei jäta sind peale seda aiakujundusretriiti üksi, vaid sul tuleb ka kaasa 6-kuune pääs aiakujunduse kursusele, kus sa saadki tulla oma plaani veel näitama, üle küsima, taimede ideid küsima, et me saame selle tugeva alguse panna seal kõuel, aga edaspidi sa saad ka minult tuge siis Zoomi kaudu küsida, et sul oleks nii-öelda kindel seljatagune, et sa ei pea üksi sellega tegelema, vaid sa saadki iga 2 nädala tagant mingid sammud ära teha jälle ja siis tulla küsima. Ja siinkohal ongi siis minu kutse, et kui sa sellest iga-aastasest alustamisest oled väsinud, kui sa tahad seda selgust lõpuks paika saada, paika panna, kui sa tahad seda lihtsust ja aeda, mis toetabki su elu, siis see on sinu võimalus. pane ennast kirja. See aadress kirja panemiseks on www.palusaluaiad.ee/aiakoolitus ja kuna me teeme seal personaalset tööd, siis kohad on piiratud. Nii et võta kätte, see aeg on käes, luua aed, mis töötab koos sinuga, mitte sinu vastu. kohtume kõuel ja, ja mina ootan igatahes juba põnevusega, et panna alus sinu uuele uhkele istutusalale, sinu uuele uhkele aiale. Näeme seal.